Tere! Mina olen Toomas ning selles videos näitan, kuidas seadistada töövoog PowDrive'i ja BIM-Collab Zoomi vahel. Kõigepealt tuleb alla laadida PowDrive'i rakendus. Selleks on vaja sisse logida PowHubi veebikeskkonda ning valida mõni projekt, millega olete seotud. Avaneb järgmine vaade. Seejärel tuleb vasakpoolsest menüüst valida PowDrive Pro ning seejärel vajutada Laadi alla nupule. Sealt suunatakse edasi allalaadimise lehele. Tuleb vajutada Hangi Story rakendusest nupule ja siis avaneb Microsoft Story aken, kust saab rakenduse installida. Apple iOS operatsioonisüsteemi kasutajatel peaks protsess toimima sarnaselt. Kui PowDrive on installitud, hüppab ette sisselogimisaken. Sinna tuleb sisse logida oma tavapärase PowHubi parooliga ning seejärel tuleb valida kaustad, mida soovitakse oma arvuti kõvakettel hoida. Kui valik tehtud, hakatakse faile sünkroniseerima. Olenevalt kaustade sisu suurusest ning internetiühenduse kiirusest võib protsess võtta omajagu aega. Vahemärkusena tahan lisada, et kui tegumi ribalt vajutada hiire parema klahviga PowDrive'i ikoonile, peaks kindlasti avaarvuti käivitamisel linnuke ees olema. Siis käivitatakse rakendus iga kord, kui operatsioonisüsteem käivitub ning sünkroniseerimine toimub pidevalt. Kui failid on sünkroniseeritud, tuleks seadistada ära ka project folderi töövoog BIM-Collab Zoomis, juhul kui see mõne projekti puhul kasutuses on. See toimib täpselt samamoodi nagu ka teiste pilverakenduste puhul. Selle kohta on olemas juba varasemalt tehtud õpetusvideo, mille link on käesoleva video kirjelduses esimesena välja toodud. Selles videos aga teen läbi näite, kus mul varasemalt on sama projekt seotud Dropboxi kaustaga. Kui tekib olukord, kus on vaja ühest pilvesüsteemist nii-öelda üle kolida teise pilvesüsteemi, siis tõrgete vältimiseks on oluline, et project folderi kausta nimetus, kus osamudelid asuvad, oleks täpselt sama mõlemas kohas. Selleks valin BIM-Collab Zoom menüüst File, siis Project Folder ning nüüd valin õige kausta PowDrive'i kaustapuust. Seejärel tuleb vajutada OK ning nüüd hakatakse osamudeleid lugema PowDrive'i pilvesüsteemist. Lisamärkusena tahan lisada, et kõik failid peaksid olema täpselt samal kujul ja sama nimetusega ka PowDrive'i keskkonnas. Juhul, kui tekib olukord, kus navigeerimisaknas mõni osamudel läheb punaseks, siis tähendab see seda, et uues PowDrive'i kaustas on mõni mudel puudu võrreldes varasemaga. See võib juhtuda juhul, kui näiteks Dropboxi või mõne muu pilvesüsteemi kaustast ei ole kõiki mudeleid ümber kopeeritud või on vahepeal nime muudetud. Muudetud nimega osamudel tekib sellisel juhul navigeerimisaknasse helehalline, aga vana nimetusega läheb punaseks. See jutt nüüd puudutab konkreetselt kasutajaid, kes kolivad ühest pilvekaustast teise ümber, sest BIM-Collab Zoom jätab meelde, mis mudeleid kust kohast sisse laeti ning punaseks saab minna ainult osamudel, mis varasemalt BIM-Collab Zoomi poolt oli jäetud meelde, kuid nüüd mingil põhjusel enam ei leita seda üles. Sellisel juhul tuleb punane mudel lihtsalt eemaldada, vajutades osamudelil parema hiireklahviga ning valida Remove from Project. Siinkohal minu poolt kõik ning tänan vaatamast!